Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas haridusportaali Koolielu kogukondades hallata liikmeid. Ma olen Koolielu portaali sisse loginud ja avanud ühe kogukonna, sellise katsekogukonna. Ja kui ma nüüd tahan üldse näha, et kui palju mul liikmeid on ja kes nad praegu on, siis siin on kohe esilehel näha kogukonna liikmed. Ma näen, et neid on 15 ja kui ma siia peale klõpsan, siis ma näen kõiki neid nimesid ja vajadusel nime peal klõpsates näen ka lisainfot, mida siis see Koolielu kasutaja on enda kohta lisanud. Kui ma nüüd aga tahan neid liikmeid juurde saada, siis mul on päris palju erinevaid võimalusi. Üks võimalus on, et ma klõpsan jälle esilehel kutsu liikmeid ja kui ma tean siis mõnda Koolielu kasutaja nime, siis ma sisestan selle siia. Enamasti on nad inimeste nimedega seotud, leian selle kasutaja üles ja klõpsan nupule kutsu. Ja siis siin kõrval on näha siis kõik, et keda ma olen kutsunud, et siis ma ei pea neid asju mitu korda kutsuma, et neil läheb võib-olla natukene aega, et see kutse vastu võtta. Siis on võimalik tegelikult kutsuda ka sõpru, et kui ma olen Koolielus kedagi sõpradeks endale lisanud, siis ma saan eraldi siis kutsuda neid, et valin siin linnukesega ära ja klõpsan nupule kutsu. Ja tegelikult on Koolielu kogukonda võimalik siis ka niimoodi tulla, et keegi leiab selle kogukonna ja palub, et siis liitumisluba. Ja siin ma näengi, et mul on punasega, et on manage join request, et tegele ühinemispalvetega ja keegi helikopter tahab siis ka selle kogukonnaga ühineda. Mul on siis võimalus nõustuda või siis kustutada. Kui ma klõpsan nõustu, siis nüüd on ta kogukonna liige. Siis kogukonna puhul on veel oluline, et ma saaksin teinekord anda kogukonna juhtimise kellelegi üle, et näiteks, et mina ei ole enam administraator, vaid keegi teine võiks olla. Siis ma klõpsan nupule muuda kogukonda ja kui ma siia alla kerin, siis on näha, et kes on praegu omanik ja kõik need, kes kogukonnas on, ma võin valida hoopis kellegi teise nime, muuta selle ära ja siis, kui ma all klõpsan salvesta, siis on kogukonnal uus omanik. Nii ja viimane asi, mida ma veel näitan, on see, et kogukonna liikmetele on võimalik saata ka sõnum. Et ma siin jälle esilehel valisin kõik kogukonna liikmed ja klõpsan saada sõnum. Ja nüüd ma võin siis valida, kas saada kõigile või teinekord on mul vaja kirjutada just kellelegi konkreetselt. Siis ma määran linnukesega ära, kellele kiri läheb, panen kirjale pealkirja, sisu ja klõpsan saada. Ja siis need kogukonna liikmed saavad oma postkasti kirja.